Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid. Probleem on kahtlemata tõsine ja probleemi on teadvustatud üle maailma. Ja tegelikult aina rohkem ilmub uuringuid, mis toovad välja selle kahjuliku mõju, mida sotsiaalmeedia platvormide eelkõige, aga võib-olla selline üldse ajakasutusest ülisuurt ja aina suurenevat osa hammustav nende digiseadmete kasutamine kaasa toob. Maailma üks täna tunnustatumaid sotsiaalpsühholooge Jonathan Haidt on sellel teemal pidanud häid loenguid, andnud häid intervjuusid. Mõned neist, ma arvan, jäävad sinna isegi tunni piiresse. Ma ise olen neid mitmeid tunde kuulanud, nii et kahtlemata soovitan kuulata. Ja kui lugeda eelnõu, siis tõepoolest, ega kõik need probleemid, mis siin on üles loetud, on tõsised ja me peaks mõtlema, kuidas nendega tegeleda. Aga siin eelnõus, ma pean siiski ütlema, on üks lause, mis minu jaoks see punase lipu üles tõstis, et sotsidel tihti lugu ongi kombeks mõni hea ja õilis teema võtta, aga siis siduda paar teemat kokku selle külge, et siis selline üldine lipukiri jätab mulje, et on ainult õilsad kavatsused, aga teinekord on midagi eelnõudesse ka peidetud, mis nii õilis ei ole. Nii ka siin. Lisaks peab valitsus tagama, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teostaks järelevalvet sotsiaalmeedia platvormide üle, nagu digiteenuste määrus ette näeb. Ja vot nüüd, see on see devil in details. See Euroopa digiteenuste määrus on tegelikult, eesti keeles öeldud tsensuurimäärus on võib-olla parem sõna selle kohta. Mõned aspektid siis sealt. Kõigepealt algab asi pihta ebamäärastest mõistetest. Ebaseaduslik ja kahjulik sisu. Selle osas definitsioonid on ujuvad ja nagu siin ka sotsid rõhutavad, et ikkagi Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitseamet, see on väga selline Euroopa Liidulik lähenemine, et bürokraadid saaksid defineerida ja otsustada. Läheme edasi, läheb veel, ma ütleks, hullemaks. Usaldusväärsed teatajad. Need usaldusväärsed teatajad on nüüd, ütleme, kuidas ma ütlen, Euroopa Liidu tasemel, institutsionaalsel tasemel tahetakse teha sama asja, mida ütleme siis, kui Facebook lendu tõusis, hakati tegema alguses USAs ja siis ka Euroopas, see oli see nii-öelda faktikontrollijate süsteem. Ja seal oli siis esialgu see asi käis nii, Facebooki omanik on ise sellest rääkinud nüüd, kuidas Bideni administratsioon survestas neid, et nad sisu kontrollimisega tegeleks ja ka Eestis ju Ekspress Grupp oli siis Facebooki partneriks fakti kontrollimisel. Ja me teame neid faktikontrolle hästi, et nad ei olnud faktikontrollid, vaid nad olid meelsuskontrollid tihti. Et kui mingisugune sõnum oli faktiliselt õige, aga ideoloogilisse narratiivi ei sobitunud, siis öeldi, et on faktiliselt vale. Selline suur tempel pandi peale, et faktikontroll, vale. Nii et ma ütleks, et ilma selle lauseta oleks täiesti selline asjalik ja probleemidele tähelepanu osutav eelnõu ja kutsuks valitsust üles teemadega tegelema. Ma isikliku arvamuse siin lisan juurde, et ma liiga palju seda ei usu, et me anname valitsusele ülesande, võtame siit mõne aspekti, uneprobleemide lahendamiseks näiteks. Võib-olla mul on nagu teistmoodi vaade valitsuse suunas, et ma ei kujuta hästi ette, kuidas minu laste uneprobleemidega valitsus hakkaks tegelema. Ma nagu leian, et võib-olla isiklik vastutus perekondades ja vanematel on siin olulisem ja selleks isegi mulle vanemana näiteks ei pea valitsus võib-olla midagi ütlema, et kui ma näen, et lastel on uneprobleemid, siis ma peaks nagu ise ka võib-olla iseseisvat mõtlemise otsustusvõimet kasutama. Nii et selline Brežnevi pakike ei julge toetada. Aitäh!
Aitäh!